päevast. Me oleme sebraga siin kollide pingil ja siin eemal Muruplatsil lamas just hetk tagasi üks koll, kellele keegi telefonidel kutsus abi, aga vaatan, koll juba tõusis püsti ja tuiardas minema, nii et huvitav, kas mõne aabrast saab siia Muruplatsile politsei. Nii et teeme ruttu enne, kui politsei meid sebraga minema viib. Et mida ma siin mõtisklen, ma leidsin, Tartus on hästi palju selliseid võta tasuta kohti, kus saab igasugust kraami, ja leidsin sellise Tartu Ülikooli aprillikuu ajakirja. Hakkasin seda huviga lugema. Algab see juhtkirjast, nagu paljud ajakirjad ikka. Ja siis juhtkirjas öeldakse, et ei tohi inimesi naljadega halvustada. Väga selline progressiivne jutt, jah. Et nali on hea, see loob inimeste vahel sidemeid, maandab pingeid ja vabastab õnnehormoone. Õige, sebral vabastuksid ka õnnehormoonid, kui tuleks vereringe, aga ta pole olemas, ta pole ühtegi hormooni ka kahjuks. Mõjub tervisele hästi, tugevdab immuunsüsteemi, parandab õppimisvõimet ja mida kõike veel. Mõnikord on aga naljal paha maik, siis kui naardakse kellegi üle. Jah, õige. Ühesõnaga, sellel on kaks tasandit, eks ju, on see alloo tasand ka. Et alloo tasand on mõnus see, et kui mõtlete selle seriaalile, siis kõik said nii, et tolmas. Ja mina olen näiteks olnud tööalaselt müügitööl, kus me hommikul suhtel ropendasime. Ja sa vaata, mis kontekstis sa oled, eks ju. Ja selles kontekstis, mõnes kontekstis antaksegi nagu sellist julmemalt. Aga on tõepoolest, et aga need kontekstis on, neid iseloomustab see, et kõik saavad. Ma tahan näite, Tartu Ülikoolis 2016 oli loengus, mis oli mingi keeleteadusest vist ja õppejõud. Tol oli üldse kombeks, iga loeng oli mingi Donald Trumpi mingisugune mõnitamine ja nalja tegemine. Ma mõtlesin, et äkki mingi alloo stiil, et kuidagi ülikoolis muidugi see voorimeeste ja paadeluste stiil natukene üllatab, aga mis seal ikka, eks. Ja siis võeti jutuks Donald Trumpi juuksed, mõnitati ühesõnaga ja ma mõtlesin, et kui nii käabki, et see ongi selline paadeluste stiil, siis ma ütlesin, et meil on üks Europarlamendi saadik, kelle juuksed on nagu tagumik sagris kana, eks ju. Ja siis oli kõik puti, ai, appi, eks ju, kui ma seda ütlesin. Nii et ei ole midagi võrdset. Ja see samas ajakirjas, kui ma natuke edasi sirvin, hakkab meile mingisugune õppejõud, kes on Ameerika Ühendriikides, nagu ma aru saan, ja kes nagu ka näiteks siin on üks õppejõud, kes ütleb, et kraadiõppiseminari üliõpilase, keda ta juba tunneb, võib vabamalt rääkida. Aga näiteks sügisesel 90 üliõpilasega loengukursusel valmistas igaks loengust teksti ette, et ei teeks kogemata rumalaid nalju. Vaata, saab aru, et ma olen rumalad. Midagigi, eks ju. Ega kalduks antiiksõjaväe teemast kõrvale. Lugesin parastus Seesarit, arutasime Maarjuse sõjaväereformide üle, kui kaitseminister Pete Hegseth tegi märkuse sõjaväelaste kehakaalu distsipliini kohta. Miks ei peaks kaitseminister sellise märkuse tegema? See on tema kohus kommenteerida sõjaväelaseks. Tavaolukorras oleks ma üliõpilast aktiveerimiseks, palun meil mõelda antiiksõjaväe praeguse aja peale, aga selline asi jäi täiesti ära. Ma mõtlen, et 90 üliõpilases on raudselt inimesi, kes pooldavad Pete Hegsethi ja nendel on nagu suur õnn, et nad ei pidanud seda nalja kuulama, eks, nalja jutumärkides. See ei ole nali, sest see ei ole mõlemalt poolt nagu võrdselt ja ei rünnata, eks ju. Ja üleüldsegi, miks õppejõud peaks selliseid jutumärkides nalju tegema, jah. Siin ongi parempoolse maailmavaatega inimestel tähendab antiik lääne kultuuri hälli. Antiik ongi lääne kultuuri häll. Muidugi koos kristlusega, sellepärast, et kui oleks ainult antiikse häll, siis me ei tea, millega me tegeleksime. Kuigi keegi ütles, et isegi kui need kõige hullemad liiderdajad seal antiikkultuuris, nad alati väärtustama perekonda. Nii et sellest oleme veel alla juba läinud. Mille juurde tagasi pöörda? Ultraparempoolsed. Jälle, see on mingi sildistamine, kes on ultraparempoolne, mina või? Kus on sõna ultravasakpoolne siin artiklis? Kus on sõna ultravasakpoolne? Sebra on šokis. Sebra ei saa õnneks aru, mis on parempoolne vasakpoolne. Ta on parem kabi, vasak kabi ja see on kõik. Ja nii, leiavad sellest õigus valge mehe ülemvõimule. Ma olin internetis ühes ladina keele koolis ja ka ise ja väga hea kool, väga head materjalid, aga kahjuks tuutor, kes ma mäletan, oli ka mingisugune võiks ka selles ajakirjas sõna võtta oma naljadega. Ja mulle mitus korda, kui ma sain seda tasuta selle kursusel, ma ei tahtnud nagu hakata ülbama. Ja ma ei tahtnud oma närve ka süüa, ma otsin kogu aeg mingit kleepklinte, suu kinni kleepida.